hommikust. Mina siin sätin tööle. Muidu mul on alati nii, et ma tund aega enne nagu ärkan üles, kui ma pean koduksest välja minema. Aga nüüd selle talvega, sügisega mul niimoodi, et ma lihtsalt ärkan pool tundi varem, et tööle minna, sest mul lihtsalt on nii ulme uni. Ja siis ma lihtsalt tunnen, et see pool tundi annab ka nii palju juurde. Eile näiteks ma oli niimoodi, et 15 minutit enne tööle minekut tõusin ülesse. Põhimõtteliselt sõin ühe banaani. Ja siis ma läksin, tegin selle töö ära. Tulin tagasi koju ja magasin edasi. Lihtsalt nii jube. Ühesõnaga, ma täna võtan teid siis üheks päevaks kaasa. Näitan teile oma ühe päeva tegemisi. Sest et mul midagi muud ei ole. Täna võib-olla ongi vähe põnevam, ma arvan, see päev. Sest ma lähen tööle kõigepealt, siis teen 2 tööd ära, üks on depilatsioon, teine pediküür. Siis ma võtan kodust kaasa maniküüri laua asjad, siis me sätime veitsa seda lauda seal. Siis võib-olla me lähme käime poes, sest mul on sinna maniküüri lauale vaja kuppellampi. Siis me käime võib-olla kaarates. Siis võtime need asjad ära, siis võib-olla vahepeal tuleme koju. Ja siis kella 4-st tuleme tagasi tööle. Ja siis teeme ühe töö ära. Ja siis on nagu töödega tänaseks kõik. Aga vaatame, kuhu see päev läheb. Sest et ma ei oska niimoodi öelda, võib-olla läheb hoopis teistmoodi kõik asi, on ju. Nüüd on põhimõtteliselt oleme depilatsiooni jaoks kõik pannud valmis. Et kui klient tuleb, vahe on soojas ja kõik on okidoki, siis praegu on kõik korras sellega. Siis põhimõtteliselt ma tõin need maniküüri asjad. Tõstan nad veitsa siia eest ära, et kohe kliendile nätku ei hüppa, kui ta tuleb. Pärast siis sätime siia laua peale kõik asjad ära. Et kohe, kui tulevad kliendid ja asjad, siis ma saab kohe teha neile maniküüri. Sest ma olen praegu jätnud nii viimasele minutile, et see sahtlisse oleks ka tegelikult vaja mingeid asju ja värk-särki. Nii et selles mõttes tänane eesmärk on see laud valmis sättida ja asjad panna siia kõik ära. Siis ma juba nägite, et mul on sääre ja riietepp.
ja siis vaatame edasi. Ühesõnaga läheme muusikaga ka käima. Ja siis ma kogun veits ennast ja siis hakkamegi tegema. Põhimõtteliselt, kui ma töö ära lõpetan, siis mul on selline segadus siin. Ja siis ma näitan, kuidas ma siin kõik korda sätin ja värki-särki. See on väga raske, ei ole siin midagi teha. Need panen siis need, mida kasutad mitu korda, need ma panen ultradivannis koos selle puhastusvärgiga, panen koos siis pesema. Siis on kõik hästi, sest ma kardan räigelt mingeid selliseid, et midagi nakatub kuskil ja siis ma hullult nagu põen seda ja siis tahan, et oleks kõik nagu ilusti korras. Ühesõnaga, nii kaua kui need on veel siin, siis ma ei teagi, kas ma nüüd panen kohe neid asju, hakkan panema siia lampe ja asju või ma käin poes. Kas siis samas ma mõtlen, et Ikeast, kui ma tellin selle lambi, oli 14,99. Ma arvan, et kaarautost ma odavamalt ei saa. Ja ma ei teagi, kas ma nüüd tellin selle lambi kaarautos või tähendab Ikeast. Või ma lähen poodi. Kui ma tean, et kui ma poodi lähen, siis ma kulutan palju raha, sest siis mul on seda vaja, siis mul on toda vaja, siis mul on kolmandat asja vaja. Ja praegu ma mõtlen, et ma vist ei lähe poodi, et ma tellin Ikeast selle kuppel, sest seal on see ideaalne täpselt see, mida ma tahan. Ja 14,99, see on nagu normsummaga. Nii, et ilmselt me sätime selle laua nii palju ära, kui saab. Ma hetkel ei oska rohkem siia midagi panna, ma panin need põhilised asjad ära. Ja kui te küsite, mis ma kuppellampi tahan, siis sellega näeb paremini neid valgusvihkusid. Et oleks kõik nagu ilus. Aga see on ka mega hea. Ma vahepeal mõtlesin, et võib-olla ma panen ainult siia kuppellambi ja selle ma panen pediküüri, sest see on nagu mega hea, siuke piklik. Siia ma tahaks osta silikonist lauakatet, ma vaatan mingi aeg. Ja muud ei olegi. Põhimõtteliselt ei näidata. Saab panna kõik need lakid. Põhilised lakid. Või noh, need on ilmselt
primerid praegu. Aga need saab ka siia ära panna. Et siis on nagu korras. Praegu mul on siin need küünepuhastuspaberid, ühekordsed viilid ja teagi, ma veel ei ole kindel, kuidas ma seda juhet tahan panna, sest ma ei taha, et ta siit üle jookseks, aga eks näis. Põhimõtteliselt sai kiiresti tehtud tegelikult. Ma mõtlesin, et võtab kauem aega, aga see võttis reaalselt 10 minutit. See oli täielik. Nii et ma puhkan natukeseks. Ma sain oma kliendi varasemaks, nii et kella 2 asemel ta tuleb kohe varsti. Nii et selles mõttes on hea. Siis ma ei pea enam tagasi tulema. Lähen oma kobinatega. Lähen koju. No enne ma käin poest läbi paar asja, mida ma tahaks õhtuks süüa teha. Ja siis saame koos kõike teha. Nii et ma teen oma sääretepi ära ja siis vaatame. Nüüd sätime koju. Tänane päevakene on läbi. Viskame asjad koppi. Muusika kinni. Siis põhimõtteliselt lähme poodi. Kuna väljas on mega jahe, siis ma kannan juba talvejopet. Ma ei tea, kas see on illegaalne või ei ole nii vara kanda, aga lihtsalt mul on küll talvejope. Siis see tuleb võtta kaasa. Nii et lähme käime poest läbi ja siis näeme kodus. Nii, me oleme poest tagasi. Ja kodus. Jumal tänatud. Siis peaks veits kööki koristama. Ma teen väikse toidupoe sellise, mis ma ostsin. Maasikaid. Neid ma tahan panna küpsisetortidesse. Sest ma tahan küpsisetorti. Nii et. Aga ma üritan teha sihukest minule sõbralikumat ja veidi tervislikumat. Et see oleks lihtsalt sihuke vahepala, mida saaks süüa. Tumedat šokolaadi. Siis ma panen mandleid sinna peale, purustan banaani. Ja ainukesed, mis seal olid siuksed digestiivi omad. Ma ei tea, kuidas ma nendega küpsisetorti teen. Eks ma vaatan, võib-olla ma pean lõikama neid ja veits, sest nad on ümarad ja kandilisi leidnud. Igaks juhuks võtsin 2 tükki. Ma ei kujuta ette, kui suurt ma kavatsen teha, et ma 2 tükki ostsin. Aga see on olnud. Riijuustu. Gluteenivaba pasta. Oli isegi meeles vamba pastat osta. Kana, siis skürl ja köögikool. Ühesõnaga, täna kavatsen teha küpsisetorti endale vahepalaks ja kanapastat.
peale. Lasen mits paar tundi olla külmkapis, siis ta tõmbab ilusti sisse ja siis õhtupoole. Põhimõtteliselt see küpsisetort kokku oli vist mingi 900. Ma panen siia MyFitnessPalis, lõin teile kõik kokku. 951 kilokalorit on siis nagu see terve, aga ilmselgelt ma ei söö nagu tervet seda korraga. Et kas siis vaatan, kas ma jagan 3 või ma jagan 2. Isegi 2 on täiesti okei, siis tuleb mingi 475 kilokalorit, see on nagu mulle sobib see. Et minu umbes üks toidukord ongi kuskil mingi 500 kilokalorit ja siis vahepeal on väga okei. Võib-olla ma jagan 3-ga, 4-ga, ma ei tea. Et võib-olla ma vaatan, kuidas mulle maitseb, kas ma tahaksin rohkem, siis ma vaatan, kas ma teen ta 2 korraga söön ära või siis 3 korraga. Et selles suhtes ma nagu vaatan jooksvalt, kindlasti ma korraga ei söö, on ju, et siis ma vaatan, kuidas see mu kõhtu täidab ja niimoodi. Et põhimõtteliselt mu söök on valmis, ma olen nii naljane, ma olen lihtsalt Ma annan ühe nipi, kuidas teha nii, et need köögiviljad, paljud ütlevad, et need köögiviljad, mis lihtsalt nagu aurutad ära, on nii mõttetud, need nagu ei maitse üldse hästi ja nii edasi ja nii edasi. Siis mina võin anda väikse nipi, kuidas seda paremaks teha, mis ma ise avastasin. Üks asi kindlasti, ma kasutan alati küüslaugu soola, siis see annab mõnusa maitse. Pluss ma panen tavaliselt veel sidrunipipart. Jah, sidrunipipart panen peale, mida ma tavaliselt panen salatitesse, aga siis ma panin ükskord proovisin köögiviljade peale ja siis annab nii mõnusa mingi siukse sidruni maitse, nii et soovitan. Ja minuga on üsna lihtne, sest mina armastan köögivilju, mul pole probleemi, et ma söön nagu pool taldrikut lihtsalt neid köögivilju, mis ma olen panni peal siis nagu aurutanud / praadinud. Nii et minul ei ole sellega probleemi. Ja mul ei teki ka kõhus mingeid imelikke asju, mul just ongi vaja neid, et mul kõht läbi käiks. Ma tean, et mõnel, kes üldse väga ei söö ja ükskord sööb, näiteks jaanuar, siis ongi see, et lööb kõhupunni ja lihtsalt su soolestik ei ole harjunud sellise asjaga. Aga ma ei tea, ma ainult nendest elakski. Tere hommikust! Mina käisin poes. Ostsin endale orhidee. Mina armastan orhideesid. Ühesõnaga, täna ma räägin veel teiega juttu. Ühesõnaga, mul on jälle kõht. On niimoodi lood, et mina käisin teraapias, siis ma läksingi poodi, et panna sularaha sisse ja siis ma mõtlesin, et ma poputan ennast ja ostsin endale orhidee või kuuking või mis ta iganes on. Ja nüüd ma olen õnnelik, et ma sain. Sest vaadake, kui ilus ta on. See on nagu okei, rahune maha.
söök mind rahutuks muuda. Ainult need, kes multikuid vaatavad, teavad, mida ma lavan. Ühesõnaga, võtan paar ampsu, sest ma olen nii näljane. Põhimõtteliselt, keda ärritavad mingid teraapiajutud ja värgid-särgid, siis võite edasi kerida. Aga mõtlesin, et kuna mul juba oli see täna, siis ma võin ju rääkida ka, mis ma teen ja miks ma teen ja nii edasi. Ühesõnaga, kust ma alustan? Ma enda töö kaudu põhimõtteliselt tegin kliendile pediküüri. Siis tuli välja, et ta nagu tegeleb selliste tänapäeval võib-olla on nagu pigem see mingi hookus-pookus, vaata inimeste selline. Aga minu jaoks nagu otseselt ta ei ole selline. Aga ühesõnaga ta tegeleb sükkaste vabastava hingamisega, sükastes nagu ongi teeb teraapiaid ja põhimõtteliselt mingi energiate värk. Ja mingi kanaleid ja mis iganes. Mitte Kanal 2 või TV3, vaid nagu need kehas olevad kanalid. Nii et siis kuna mul on nii-öelda diagnoositud siis nagu ärevushäired, paanikahood ja sellised asjad, siis ma mõtlesin, et okei, ma proovin. Et ma ei ole varem selliseid asju proovinud, eriti just vabastavat hingamist, on sellised energiate lahti tegemist ja selliseid asju vist isegi olen. Ja ma olen ühe korra käinud ka nii-nietatud siis nagu rännakuteraapias, et ongi sügavasse meditatsiooni viiakse ja siis nagu tehakse. Aga põhimõtteliselt siis sellepärast ma sinna läksin, et mul need ärevushäired ja lihtsalt ta nagu aitab kõigele põhimõtteliselt. Ja mind just nagu huvitas see vabastava hingamise pool. Et kuna ma ei ole ise nagu kunagi teinud, siis mind nagu huvitaski see, et mis endast kujutab on ju, et paljud räägivad sellest ja nii edasi. Ja siis mõtlesin, et okei, et paneme aja on ju, siis nüüd ma olen 3. korda käinud tema juures. Ja ma teen siis esialgu nagu kuurina niimoodi, et iga 2 nädala tagant ma käin. Siis esimene kord me tegime vabastavat hingamist, aga me ei läinud nagu nii sügavale. Siis teine kord me tegime siis, tegi, ma ei tea, mida tema tegi. Põhimõtteliselt nagu mingeid siis ongi energiaid ja selliseid asju. Ja nüüd täna siis oli jälle vabastav hingamine. Ja eks selle toime nagu ongi see, et sa pead ikkagi käima regulaarselt, tegema nagu kuurina vähemalt mitu korda on ju, et sa näeks, et kas sul tuleb energiat ja kuidas see nagu mõjub. Üleüldiselt kogemusest vabastava hingamise mõttes siis on selline huvitav. Mina läksin nagu sellise suhtumisega sinna, et ma lasen ennast lõdvaks, ma lähen kõigega kaasa, mis tuleb, see tuleb, on ju, et ma ei takista ennast, lasen kõigel minna nii, nagu läheb, on ju. Ja esimene kord oli see minu jaoks väga huvitav kogemus. Mind just nagu huvitas nii hullult see, nagu mis tunne see on ja mis seal on. Ja veits tekkis nagu selline pärastine tunne oli selline nagu joovastus, et nagu tahaks veel seda, et see huvitav. Sellepärast mul ei olnudki niimoodi, et ütleski, et läksin kiiresti sinna sisse, sest ma olingi nagu avatud meelega, ma ei blokkinud vastu, lasin kõigel nagu minna ja siis ma tänu sellele ka mingeid asju kogesin, on ju. Esimene asi, see on nüüd see, mida mina kogesin, mitte see, et mida kõik kogevad ilmselt.
esimene kord siis mu käed läksid täiesti nagu krampi põhimõtteliselt. Ta tegi mulle nagu pilti ka, et pärast näeda, sest ma ise nagu ei näe. Mul on silmad kinni, ma olen seal niimoodi, onju. Ja siis ma hingan, onju. Ja mu käed läksid nii krampi, et mul olid kirjas, nagu ma oleks mingi kurjast vaimust vaevatud. Noh, niimoodi olid põhimõtteliselt seal voodis nüüd. Onju. Käed surisevad täiesti tuimad, sa neid ei tunne. Terve su keha suriseb, esimesel korral mul oli rinnus raske tunne. Ja ka esimene kord väga midagi ei olnudki, oligi see, et käed olid krampis, neid ma ei tundnud tuimad, mitte midagi nendest ei tea, onju. Ja siis see rinnus värk, onju. Põhimõtteliselt ongi see, et sa hingad, onju, alguses sa sunnid ennast ise, pärast võtab keha üle, onju. Ja siis on rahuned mingi aja tagant ise maha, et see ei ole see, et sa pead nagu lõpetad kriips hingamise, et seal on see, et su keha ise nagu lõdvestub. Ja siis see pärastine tunne, saad aru, sa tunned, kuidas sul kõik käed surisevad. Niimoodi, et kui ta paneb sulle käe vastu, siis tunned, et lihtsalt nagu mingi surin on lihtsalt kahe näpu vahel. See on nagu väga huvitav kogemus. Nüüd täna oli natukene teistmoodi. Oli küll, et käed olid samamoodi krampis. Täiesti kuskil. Ja siis mu nägu ka nagu tõmbas krampi ja põhimõtteliselt nagu tõmblas, onju. Ja siis tema ütles, et mul olid need huuled olid nii pruntis nagu. Et täna oligi siis see nägu, onju, kiskus tegi kahtlaid asju. Siis käed olid ja täna siis ka me läksime nagu sügavamale ja põhimõtteliselt mu terve keha oli higine, nagu põhimõtteliselt läbimärg. Ta ütles, et see on nagu okei, et see on täiesti normaalne. Et see ongi keha see, mis reaktsioone ta vabastab ja või nagu mis pingeid ta vabastab ja mis iganes, on ju. Ja mina ei hakka siin mingi põhjalikku juttu ajama, et mina räägin oma kogemusest ja ma tundsin ise ka, et kui nüüd nagu mõni ärevik või siuke, kellel on ka mingid ärevushood ja sellised asjad, siis ma võin tuua näiteks higistamine oli sellega, et kui sul tekib ikkagi ärevus tuleb peale, siis see on see tunne, kus sul tekib see kuum higi või noh, see öeldakse külm higi. Su keha läheb kuumaks, sa higistad. Ainukesena, mis seal ei olnud, oli see, et ma läksin küll higiseks ja see tunne oli sama, nagu mul oleks ärevushoog peal, aga mu see kuidagi mõistus oli natuke teistmoodi, et mul ei olnud selles mõttes seda, et oh my god, appi ma pean põgenema siit, on ju. Vaid mul oligi see, et ma nagu lasin sellel minna, on ju. Oligi, et mul oli higi, kõik värgid, särgid, aga mul ei olnud seda tunnet peas, et ma pean põgenema, et see on nagu minu jaoks ohtlik olukord, et ma pean siit ruttu minema saama. Et sellist asja mul nagu ei olnud ja see oli huvitav. Et sul on nagu see kehaline reaktsioon, aga nagu see mõistuse, see on hoopis kuskil teises kohas. Ja ega täna midagi muud ei olnudki. Täna on mul siuke nagu chill päev.